Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Koomikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma! Esimese punkti kohe iseendale tegin esimese korraga ära. Meil on kaks tiimi nagu ikka minu vasakul käel. Praegu endiselt seda seeriat juhtiv punane tiim kapteniga Sander Veigo! Ja Sander, kellega sina täna võitlusesse lähed? Minu kõrval istub täna ameteid palju, ajakirjanik, saatejuht, produtsent, nüüdseks ütleme juba multitalent Eva Esse. Eva, kuidas tunne nüüd pead sina lõpuks küsimustele vastama? Väga hea tunne on. Väga hea. Ja. Aga kuidas ette valmistasid? Tegid ka, avasid mingi entsüklopeedia, enneke tuli lahti? Käisin 61 küsimust läbi nädalasse ja siin ma nüüd olen, et kõikidele nendele küsimusele vastata. Aga mis on sinu lemmikfakt, mis sa oma saatest oled õppinud? Seda küsitakse minu käest, oi kui palju. Aga ma siis ei küsi, aga siis ei huvita. Sest et ma ei tea, ma ei oska sellele vastata. No mõtlesin, et äkki on mõni. No mul mõni on, aga ma ei... Jah, äkki saate lõpuks teada. Jah. Okei. Küsimus, keskpärane vastus, lähme edasi. See on suur saate nimi. See on see meie saate kirjeldus, aga väga hea, aga meie vastus on sinine tiim. Meil on külaliskapten Daniel Weinberg tagasi, daamid ja härrad, võtame ta vastu. Juhei! Meie omavaheline seis on 1-1 praegu. 1-0, vabandust. Ma tahaksin lihtsalt siia juurde mainida, kuivõrd tore on vaadata, et meil on külas siin niivõrd veetlev ja intelligentne ja kaunis naisterahvas Eva Esse ja tohutult armastan ja austan naisi. Lihtsalt tahan siia koha peal öelda ja tere tulemast, Eva. Et tohutu au. Ja niimoodi, Daniel, puhtaks pesti. Ja selle koha me välja lõikame. Aga Daniel ei ole siin üksinda. Daniel kõrval on ei keegi muu kui legendaarne Andres Puuse! Andres, mulle vahepeal meeldib küsida, et mis on siuke salavaldkond, millest sa üllatavalt palju võiksid teada. Kui sa mõtled mingi salajase asja kohta, kui on üks küsimus, mingi valdkond, teema, inimene, kelle kohta küsimust sooviksid? Ohoho, neid on tegelikult väga palju. Ma pean mõtlema praegu, mis ma sulle ütlen. Aga alustades Hillar Kohvist. No Hillar Kohvi ma tean väga hästi, väga palju ka tema kohta. Kas me saaks teha Hillar Kohvi trivia offi? Kas ma võin öelda, et ka siin pool on Hillari aastajaid? Tead, õnneks see boonusraund mul see. Aga ma arvan, selline üllatav asi, mida sa teab, võib-olla raadiod on selline hea kategooria. Üllatav, ma võin sealt midagi teada. Väga hea. No vaatame, võib-olla tuleb, ei tea, seda teab ainult meil Otrot on siin kamas kõrval. Ototron. Ei ole lihtne juhtida saadet suutäis vett. Aga muidugi ma pean ütlema seda ka, et oleks ma teadnud, et Eva Esse mulle nagu vastu tuleb, siis ma poleks tulnud. Et ta on nagu väga tark inimene. Ma tuli küll üks väga hea küsimus-vastus, mis see fakt meelde, kui sa ikka me tahad. Esimene USA president, kes ametis olemise ajal läks Ameerika jalgpalli finaalvõistlusele ehk Super Bowlile. Kes on esimene või? Kes oli esimene? Mis on vale vastus? Ei ole, kes on esimene, kes on ja siis nimi. Oota, Karl, vahetage kohad ära. Ta teeb nii palju paremini seda. Ja õige vastus on Ronald Reagan. Ei ole, see on vale vastus. Õige vastus on Donald Trump. Kuulsite muidugi. Wow. Pange miinus endale. Õige vastus. Aga meil ei lähe miinust. Oleks ma teadnud, Eva, et sina tuled ka täna, et ma oleks tulnud lausa 2 korda. Väga hea, väga kihvt küsimus, aitäh sulle, Eva. Hästi, ma olen tegelikult. Daniel, aitäh sulle. Ja väga hea. Meil on 2 vahvat tiimi, me oleme tiimidega tutvust teinud, aga teeme tutvust ka esimese küsimusega. Teeme nii. E-kaubandus on saanud põhiliseks osaks paljud elus, kuidas kaupu endale soetada. Aga mis oli esimene asi, mida läbi e-kaubanduse müüdi?
mis oli esimene asi, mis läbi e-kaubanduse müüdi? Ja sõnastus siinkohal on, mul tähtis, sest see ei ole läbi interneti, vaid läbi e-kaubanduse. Kas see on see arutelu pool nüüd? Kui sa tead, sa võid lihtsalt öelda... Kas me peame arutama seda ka? Eks see on kõige halvem variant, kui me siin omaette pommisime nagu nad peame. Me alustame selle pakkumisega, et esimene asi minu poolse pakkumisega, sa võid siis kohe ümber lükata. Amazon ju alustas kunagi raamatute müügiga ehk et pakuksime meie poolt siis välja raamatud äkki. No ei tahaks, aga... Aga Sander, mida sina tahaksid? Ära usalda mind alati. Ei no, ma ei usu, et Amazon esimene oli... Paneme korra uuesti, ta väga kavalalt sõnastas selle. E-kaubandus on üldse mingi kuradi, lasid mingi telegraafi, saadete sulle tuviga mingi kuradi pulli spermat. See ei olnud internetis, sest internet ei olnud siis veel. Küsi siis palun see küsimus uuesti. Oota, aga nad vastasid juba ju. Nad vastasid küll. Ärge teie meie asjadest sekku. Aga sina saad vastus saab lukku ka või? Ma ei tea. Kolmas hooaeg, ma ei tea. Siin reegleid nagu väga ei ole. Nii, aga kuulame selle küsimuse korra uuesti. Kuulame. Mis oli esimene asi, mida läbi e-kaubanduse müüdi? See ei olnud läbi interneti, sellepärast interneti siis veel ei eksisteerinud, see oli interneti eelkäija. Aga kuidas see e-kaubandus olla? See oli e-kaubandus, sellepärast, et see internet oli aastal 1983 leiutati ja seda oli ARPANET, ja see oli ARPANET ajastul. Nii et ma lihtsalt pean terminoloogias õige olema, see oli aastal 1972. ARPANET. Mis on? ARPANET on see, mis loodi TARPA poolt ehk siis Ameerika sõjaväe poolt. Mis oligi selleks, et kui tuumasõda peaks tulema, kuidas siis erinevad ülikoolid saaksid omavahel kontakti luua. Kõrgharidus on kõige olulisem tuumasõja ajal. Sul võis õigust olla. Daniel küsis, aga ei kuulanud. Niimoodi nagu infot anti. Mitte päris, aga mis te arvate, mis see võis olla? 52 kilobaidine modem. Okei, siis mingi signaal sisuliselt on nagu raadiosignaal. Väga primitiivne internet, mõtlen. See oli internet enne kui marketing. Esimene asi, mida telliti. Esimene asi, mida vahetati, mingi sool on ju. Sa oled kohe nii palju tagasi. Aga Koopa inimese ajal oli ka. Aga lähme võib-olla Andres teeb paremini. Muidugi. Mida tahaksid sina müüa? Esimene asi, mis sa tahaksid e-kaubanduses? 1974. aastal. Näiteks? Aga ma isegi ei suuda mingit loogilist järeldust siit leida praegu, ma mõtlen natukene, et no mis see võis olla? Mis see võis olla? Ei, porno see kindlasti ei olnud. Porno oli juba enne seda. Võib-olla teeme vihje, räägi vihje. Kuulake, nüüd me oleme juba avatud platvorm, nagu me siin esimese küsimusega oleme, nii et kuulake mõlemad tiimid, lähme kiiruse peale. Tihtipeale, kui leiutatakse uued tehnoloogiad, uued kommunikatsioonivahendid. Porno. Siis te olete selles mõttes õigel, et tavaliselt need ei ole kõige legaalsemad asjad, mida omavahel siis seal arutatakse ja müüakse. Mingi... Nii. Ai, kuradi... Arvad või? Ma arvan küll, et inimloomus. Aga võib-olla mingi narkoteema üldse. Ma kahtlen, et see kunagi sõja ajal tead amfetamiin värgid, kauem sõdurid püsiks, teeksid, möllaksid. Ei, see kaasnes prostituutidega. Arvestage, et see oli siis, kuna ARPANET oli omavahel, ülikoolid omavahel, need olid tudengid, kes seda omavahel müüsid. Tegid nii keemed kokku. Äkki oligi mingi amfetamiin. Jaa, nii, põhimõtteliselt me arvame ikkagi midagi. Paneme narkootikumid, mingi pulber. Just, narkootikumid. Tahame täpsemat vastust. No me ei saa neid nimesid niimoodi siin mainida, eks ole. Võib-olla keegi hakkab arvama, võib-olla tean nendest asjadest midagi nagu. See ta juba oskab mängida. Ega pakke, mis sa arvad? Amfetamiin on vale vastus. Pakkusime meie. Siis me pakume igal juhul mitte kokaiin. Issand, kui palju ma tean nendest asjast, oota. Amfetamiin, kokaiin, oota, mis veel? Pool punkti nõus, kui te nüüd, kes iganes ära vastab, saab pool punkti. Amfetamiin ei ole. Pool punkti on neil, kui nad ütlevad õige siis. Äkki mingi... Kuidas? Kanep. Õige vastus. Kanep. Väga raske tuli see. See oli Stanford ja MIT tudengid siis omavahel leppisid kokku kanepi müügi. Tiil küll ise läks, raha anti laivis üle, aga... Sander, kuidas sa seda ei teadnud? Aga ma kõndiv pong. Aga ma ütleksin seda, et kuna me pakkusime narkootikumid, siis me poolt punkt ikka väärime. Seda mõtlesin ka, et te saaksite nagu pool. Okei, paneme pool kirja. Pool on kirjas. Me mängime, et võita. Põhimõtteliselt me ütlesime ette vastu. See on nagu 0 ja 5, siis äkki see 0,5 või? Ei, me praegu ei pane üldse midagi, jääb niimoodi. Me hoiame arvet nii-öelda, kui tuleb teine poolik. Meil siin rahastust ei.
nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. ma jään sinna IT-valdkorda korraks, sellepärast, et ma tahan rääkida sellest. IT-s kasutatakse väikeste apsakate jaoks koodis ja mujal ingliskeelset terminit bug. Just. Ehk siis, mis iganes see tähendab. Putukas. Kust see termin pärit on? Kust on termin bug pärit? Millest see tuli? Mingi nohik ütles. Mis ta ütles? Esimeses serveriruumis. Äkki on kana. Putukas oli jooksis ringi. See võib olla. Nii, oota, kumb tiim arutada tahab? Äkki meie... Nii, sinine tiim tahab vastata. Võime arutada, me ise mõtlesime. Äkki see oli mingi, et nendes algsetes serveriruumides oli mingisugune viga ja siis nad vaatasid, mis seal on ja oligi nagu päris putukas, mingi tarakan või kuradi cockroach. Jah, tegi seal pahandust ja... Ja siis jah, paneme lukku ja siis nad ütlesidki bug. Just. Ja see on õige vastus. Nice, see on nii tark. See oli päriselt, see oli koi liblikas. Ma mõtlesin mõlemad võivad panna. See on see vasakpoolne, mida esimesena. Selge. Sest alguse poole olid arvutid nii suured tegelikult, kui te mõtlete. See oli Harvard Mark 2 arvuti. Sinna sisse koi liblikas lendas, jäi kinni, nad leidsid selle sealt ja siis nad selle arvuti logiraamatusse nagu teipisid selle külge. Mis viga oli koi liblikas? Tiimmehed. See oli naisterahvas, kes see lavastas. Hei, vabandust. Oli Grace Hopper. Ma ei teadnud, et tänases saates on ketserlus. Mulle meeldib, kuidas kõik naised tegid aplausi selle peale, et Pihv oli koristatud. Aga sellest nad on ju head. Okei. Daniel! Enam ei tohi. Paha Dan. Ma küsin järgmise küsimuse vist. Ma lihtsalt korra küsin külalistega, kõik on hästi. Väga hea, lähme edasi. Nii, järgmine küsimus. Miks Mahatma Gandhi magas noorte naiste kõrval? Tean. Tohib vastata? Sellepärast, et ta tahtis endale väljakutset esitada, et kiusatustele vastu seista ja seeläbi saada veel õndsamaks inimeseks. Õige vastus! Väga hea. Miks sa tead sükst asja? Ma olen väga palju pedofiilide kohta uurinud. Ma tahtsin just küsida, kas sul on kõik mingid Instali küsimused? Ma tahtsin Danielile võimalust anda. See episood. Aga hea, see Mahatma Gandhi 78-aastaselt magas veel alasti noorte tüdrukute kõrval. Ja mis sellega valesti on, kui sa saad õndsusele lähema? Ja läheme järgmise küsimuse juurde. Nii. Karl, vii meid mingile muule teemale. Ma viin teid saarele. See ei aita. Kas see ei ole abiks? Borneo saarel. Borneo. Seal oli helesinine laguun. Borneo saarel oli suur probleem rottidega tegelikult aastal 1960. Juba meeldib. Siis need putukatõrjevahendid tapsid kõik kassid ära. Ja kuidas nad 14 000 kassi kiiremas korras saarele toimetasid? Kuidas viidi 14 000 kassi kiiremas korras saarele? Lasti õhust langevarjudega alla. Igal ühel siuke väike. Rutid on oi paha. See on dessant. Mis aasta ta ütles? Ja muuseas, see oli õige vastus. Mis asi õige oli? Langevarjudega. Ta isegi ei pakkunud, ta viskas õhku selle ja siis Karl oli nagu ma tahan sulle punkti anda. Ma ise olin ka, ütlesin, kuule, langevarju. No pigem oli küll kastid olid tegelikult individuaalselt, keegi teinud 14 000 väikest langevarju. Aga nii armas ole. Aga tead, neil on ka punkti vaja. Lähme edasi. Väga suursugune sinust, aitäh. Siis lähme, tegelikult oleme minevikku, aga oleme tulevikus. Miks on hetkel Etioopias aasta 2018? Oho. Etioopias on hetkel aasta 2018. Mille pärast? Sest et nad näevad, et nende mingi käsitlus siis, kust tuleb meie aja arvamine on Jeesus Kristuse sünd, bless his name, aga siis Etioopia usub, et Jeesus sündis natukene hiljem siis või? Äkki nad lihtsalt ei arvesta mingit teatud aastaid, mida nad ei taha arvestada. Nii, okei. Ja mis aastad need võiks olla?
Need võiksid olla, Sander juba mõtleb selle, välja mõtlema. Ei arvestanud õige vastus. Nii, ja nad ei arvesta mingeid aastaid, mis aastad nad ei arvesta. Nad ei arvesta siis Etoopia. Mis aastad Murjamitele ei meeldi? Mõtleme nüüd. Maksuaastad, haridus... Ei, me piiksutame sinna saates asju välja. Ma ei öelnud seda sõna, kuigi väga tahaks. Mulle lihtsalt meeldib, kuidas nagu taga, kuna ma ei tean, kes selle kõigest maksab, kuidas tal käed lähevad järjest rohkem ja rohkem meist, kui ta tänne siin vaatab. Siinkohal ütleks ära, et saates välja öeldud sõnad ei ühti Kuulbeti välja öeldud sõnad. Hei! Aga ühesõnaga ju nad ei arvesta lihtsalt mingeid aastaid, on ju? No mõelge, kus ta asub, kui te seda pidi edasi lähete. Asub Aafrikas. Ja kus kohas Aafrikas? Ekvaatoril või? Üleval, Põhja-Aafrikas siis, jah. Ei ole sellega kuidagi seotud. Ei ole, thanks. Karil oli lihtsalt õbus. Okei, teeme niimoodi, et lähme soe, külm. Seal on soe. Seal on Aafrikas on väga soe. Etioopias on väga soe. Nii, mida me teame Etioopia kohta? Et nad ei arvesta mingeid aastaid. Nad ei arvesta mingeid aastaid. Aga mis aastaid on juba järgmine küsimus? Nad küsisid, et mida nad nagu... Aga kuidas meie aeg arvestame? Jeesus Kristus, praise his name, tema sünd. Aga mis teie lõplik vastus oleks? Kas te mõtlete, et ei arvesta mingeid aastaid on teie vastus? Liiga aastaid või? Äkki nad kuidagi nagu, äkki nad võtavad kuidagi seda mingit tundi teistmoodi kui meie, äkki neil ei ole üks tund nagu meil. Ja, et see niimoodi ajapikku ja liikub edasi, nad võtavad, et tund on nende jaoks pikem, kui meil on tund, on ju, me kuidagi niimoodi vastame. Või et mingi veebruaris on mingi ekstra päev või midagi. Mingi püha minut on. Ja midagi taolist. Aastatuhandetega niimoodi, neil on lihtsalt vähem aastaid. Et see on lihtsalt akumuleerunud ajapikku. Väga kihvt. Aga jah, sinin tiim ei saanud, aga punane tiim. Nad ei anna mulle lõpus vastustki. Võtame kõigepealt mingi vihje ja siis me hakkame oma kaarte avama. Vihje. Ütleme niimoodi, et see... Kuidas me sest... Aja arvestamine on osa sellest. Aja arvestamine, aga see mingisugune... Nende lähenemine on see õige. Mida aeg edasi läheb, seda suuremaks see vahe jääb. Mis need on siis? 2000 mingi aasta peale 7 aastat kaotanud, on ju. Ehk siis see mingi... Iga mingisugune 800, natuke alla 300 päeva nad panevad kuskile. Mis asi see on, mis niimoodi esineb? Ja kuidas see... Kas? Mida? Ai, Karl, ma... Mingi Black History Month. Ütle seda. Ma tõenäoliselt, mul on pea tõesti tühi, ma isegi ei oska midagi pakkuda. Et siin on, see on kumuleeruv asi küll, aga kuidas ta kumuleerub? Aga mida? See oli liiga abstraktne, et kuidagi... Ei, teil on äkki mingisugune rahvuspüha, või ma ei tea, mingi valik, ma ei tea. Ma arvan, Karl, et see jääb meil lihtsalt vastamata. Ma silmi jääb vastamata, aga ma ütleks vihjeks, et mõelge selle peale, mis ajaarvamine meil on. Et kelle järgi meie aeg arvame. Kus on Gregorius. Ja siis on see teine. Gregorius ja siis on... Aga kas nad lihtsalt teevadki seda kuradi vanakoolikat, kus ei ole neid parandusi sees, vaid kus on lihtsalt vigased 28 päeva ja mis iganes? Tead, peaaegu, ma arvan, et keegi ei saa, aga neil on enda kalender, jah. On see, et nad ei lähe Gregoriuse kalendri järgi. Neil on kalender, kus on 13 kuud. Neil on 12 kuud, on 30 päeva. Ja siis üks kuu, kus on 5-6 päeva. Või nad on nii suured homofoobid, et nad on ainult 12 kuud. Hack off! Neil on ikkagi liiga aasta, mis on huvitav. Nad teevad oma kalendri ja mõtlevad, et 5-6 päeva, see on see õige kuul. Aga tehniliselt me mõlemad olime nagu pool õiged. No me olime ikka päris õiged. Tegelikult tehniliselt teil olid poole peal küll, nii et teil on pool punkti õus, nii et anname teile punkti ära küll kokkuvõttes, nii et 3 punkti peale said. Teeme väikse aplausi, aga väike. Väga hea. Tegelikult oli ju. Vastus oli, et neil on oma kalender mingi väljamõeldud numbritega. Sander, mina ei ole süüdi. Ja sina ütlesid, et nad ei loe mingeid aastaid. Ja ei pese ka. Aga sinu sõnad, mitte minu. Ühesõnaga, nad läksid aja arvamisega. See mulle meeldis see mõtlema. Me andsin neile pool punkti. Teil on ka pool punkti. Oot, ehk siis küsimus oli, mis on nende aja arvamises valesti ja vastus aja arvamine saab pool punkti. Ei, vastus, et see akumuleerub. Kas sa üldse ei kuula? Lähme edasi, lihtsalt. Seis on 3-1.
3-1 ja lähme järgmise küsimuse juurde. Siis teeme siis natuke teistsuguse. Teeme toidu kohta ühe küsimuse. 1960. aastatel tegi Pepsi reklaamikampaania 7-Upile, mille nimi oli Uncola. See oli väga populaarne kampaania, väga kuulus tolle aja kohta. Aga üks aine, mida sellega koos reklaamiti, oli tugeva mõjuga meditsiin, mida sinna joogi sisse pandi. Mis asi see aine oli ja mis mõju oli joogil? See oli tugeva mõjuga meditsiin. Nüüd tohin mina küsida vihje. Nii, aga mina küsiks nüüd vihje. Ära minul otsa vaat, sest see on sul Kaspariga. Ei, pool punkti saad, Sander. Mina olin tiim Sander too. Nii, aga kui nüüd see komöödia ei mõttekäigu eest hakkab vaikselt tulema. Malaaria ravim, mis on... Malaaria ravim hakkate mõtlema, nii arendage seda mõtet. Mis see oligi nüüd? 1960. Aasta 1960. Oota, kas malaaria ravi oli? Hiniin. Kuulame. Hiniin. See on selles mõttes, see, mis sa mõtled, on õige, aga see ei ole õige vastus. Läheme nüüd sinise tiimi juurde. Palun vih. Palun vihjet. See on asi, mida siiamaani meditsiinis kasutatakse, aga joogi sisse selle panemine oleks erakordselt ebaseaduslik tänapäeval. GHB. Oota, aga... Ei. Elavõbe mingi ausalt kauke. Merkuur. Elavõbe ka ma ei paneks, ma paneks ikkagi... See ei olnud Sandril halb pakkumine, see GHB. See ei saa mürgin olla, pigem on see ikkagi sellist ergutavat. Ta ei ole... Jah, mürgine ta ei ole selles mõttes. GHB on juba läbi käinud, aga mürgine ei ole. Aga täiesti terve inimene nagu ei vajaks seda, see oleks temale pigem tegelikult lihtsalt ebamugava mõjuga. Ja see on mingit aine siis, jah? Aine. Äkki... Okei. Kuidas nüüd minna? Kui et meditsiinisüsteemis on lubatud, siis meditsiinisüsteem ei ole ju igal pool nii-öelda reguleeritud samamoodi. Et kui ma liigume sinna poole, et äkki oli LSD. Et sa oled lähemal õiges pooles, et seda kasutatakse pigem tegelikult siis teatud vaimuhaiguse raviks nii-öelda pigem mitte füüsiliselt. Äkki mingi ketamiin või? See on pakkumine, see on lihtsalt. See on su catchphrase juba. Ja kui ta ütles, et seda nagu ta ei tee meie tervisele midagi ja seda nagu võib panna nagu joogi sisse, aga me ei vaja seda, siis ketamiini me tõesti ei vaja. Võib-olla väike vihje veel, võib-olla sa ütled selle, mis selle mõju on. Ja ma ütlen, siis lähme poole punkti peale, ma ütlen mõju ära. Mõju on siis emotsioonide stabilisaator. Jaa, kas ma võin otseselt öelda ühe vihje, mul praegu on see... Nii? See on selline aine, millest Kurt Cobain tegi laulu, millest ta laulab Nirvanas. Aga selle aine nimi ei ole mul praegu meeles, see on see aine, mida kasutatakse ka bipolaarsuse ravis. Õige. Ja see on... See on liitium. Just. Liitium, täiesti. Ma ei olnud... Aga ma arvan, et sinnapoole võiks punkt anda. Anna punkti ära, teil oli pool punkti jõudus ka. Kas me oleme nüüd taas sõbrad? Ei, me ei ole, okei, vabandust. Ta enne ütles nii hästi on naiste kohta. Ja nüüd siis istub nagu väike uss seal nurgas. Jaga kirig and claw. Daniel, oma peegel on sulle paras, nagu öeldakse. Jaga seal ei ole kedagi, kui ma vaatan. Jo, Dan, mis enne backist leidsin või? No. Ma üritan misogüünia süüdistuste juures rassismi süüdistuste juurde minna. See on väike kattevari. Aga liitium siis igatahes... Et see ei olnud ja see nagu 7-Upi see, kuidas ma ütlen, reklaamikampaania oli väga populaarne ja siiamaani tuntud, aga lihtsalt kuna sa andsid lastele jooki, mis nende meelelu alla tõmbas, mingi hetk nagu legaalselt läks veidraks. Ei või? Ei tohi. Nii. Mis meil seis on vahepeal? 3-2. Nii, sinine tiim juhib. Lähme järgmise küsimuse juurde. Inglismaal viktoriaanlikul ajastul anti näitlejatel ikka teatris lilli nagu tänapäeval antakse, aga lillepukett pidi tulema kindlast kohast. Kust kohast pidi see lillepukett tulema? See oleks sümboolse tähtsusega. Teatri enda kingipoest, sest see oli kapitalistlik skeem ja nad tahtsid, et raha jääks majja, mitte et mingi kõrval mingi lillevend nende raha endale saaks. Ja läks lukku.
tead, mõttekäik on mõnes mõttes täiesti vastupidine. aga see on oluline vihje, kuulsite, kas te kuulsite? See on siis mingisugune kuninglik lillepood, see on siis ütleme, et palee poolt hallatav üksus, kus parkidest või kus iganes rohumaadelt kokku korjati need lilled ja siis pandi ikkagi palee poolt juhitud, hallatud kohtadelt müüki, et ikkagi läheks kuninga taskusse. See on täpselt see, mida nad teeks, aga see ei ole. See ei ole õige vastus. Lähme nüüd sinise tiimi juurde, 2 vale vastust on läbi käinud. Nüüd saab vihje, jah? Jaa, vihje. Üks vihje on juba läbi. Mõelge näitlejate peale, mida neil tihtipeale pole? Raha. Raha pole. Okei. Ehk siis mingi näitlejate ühend müüs seda on ju. Kolmandat kord, mis täna pakkuda ei saa. Näitlejate ühenduselt. Aga kui sul ei ole raha, sa lähed etendust vaatama, sul on kiirelt lilli vaja. Kui sa peaksid kuskilt lilled saama, nüüd on juba mõlemal Pargist, noh. Kuidas? Pargist. Kus sa ostad seal teatri alad? On surnuaed. See pidid olema surnuajalt varastatud lilled. Et sümboliseerida elu ja surma. Okei. Punase liinile punkt, aplaus ka aegse punase liinile. Kuidas isegi sellise vastuse peale peaks tulema, ma mõtlen? Aga ma olen nagu haige inimene. Ja sellel ajastul tehtigi väga haigeid asju. See nagu... Okei. Nii, aga palun feminism 400. Tead, ma teen küsimuse asja kohta, mis sulle väga meeldib. Ahah. Propaganda. Propaganda teise maailmasõjal oli väga tugev võistlus. Kuidas siis Axise väed kujutasid Churchillit oma propagandapiltide? See oli läbiv joon. Oli hästi... Kui sa peaksid ise tegema, pead tegema nii-öelda Churchilli vastas propagandat. Kuidas sa kujutaksid sellele pildil ette Churchilli? Ma ütlen kohe vihje ka, sest see oli niisugune luuma, mis loomaks seda teeksid? Siga. Bulldog. Siga oli sealpool, kes siin oli? Mingisugune. Teda kutsuti Bulldogiks, aga see oli... Aga see on nüüd tema vastane. See on tema vastane. See on halvustav. Ehk siis oli, noh, et... Äkki siis ikkagi mingi koeratõu, aga mingi teistsugune, mingi halb, vaata Bulldogiks kutsuti, aga võib-olla mingi siuke vastik krants, mingi rõveda koera näoga. Ja mingi väike puudel. Mingi siuke äkki võib-olla. Mis te, nii et... Oota, kas me oleme tõukon või see nagu liik on nagu õige, on ju? Me lihtsalt räägime praegu. Me mõtleme äkki ta ikkagi koeraks, et ta on Bulldogi süüdi, aga ta on mingi kole krantsiga. Koer üleüldiselt on vale vastu. Ja see ei olnud meie pakkumine ka. Jaa, me lihtsalt arutame. Senikaua, kui nad arutavad, me pakume vahepeal siga. Ei ole ka õige. Ahah, et äkki... Mõtlete vale, kuidas ma ütleksin siis, pinna peal olevat looma. Oot. Nüüd, kui nemad on ära pakkunud... Raisakotkas. Päris hea, aga ei. Siis küsiks meie vihjed nüüd. Vihjed. Tal oli ühes käes oli tal sigar ja teises oli viski. Jah. Ahah, et ta ongi, aga kellel on käed, mis loomadel on käed, ahvid on ju? Ahvid me pakkusime. Ja siis äkki mingisugune... Ja ta proovis maailma üle võtta. 8 jalgu või? See on õige vastus. Ongi. Oppa, nii! 8 jalgu on õige vastus. Tubli! Daniel, kuidas sinu mõttekäik, et maailma ülevõtmine ja 8 jalg, kuidas see sinu... Ei, sest ma olen näinud seda pilti. Aga sa lihtsalt ohtasid. Mul tuli see pilt nagu pähe, kui sa kirjeldas maailma ülevõtmine, siis ma olen näinud seda pilti. See oli väga levinud mingist hetkest hakkas nagu... Nad kujutas Briti impeeriumit ka niimoodi, et ongi kombitsad igal pool ja nad tahtsid kohalikke elanikke igal pool muuta siis kuningliku armee ja elanikkonna vastaseks. Ja siis näitasidki 8 jalg, mis sööb tervet maailma, et hakka vastu talle. Vahepeal on päris asjalik ka. Sander on... Muljet avaldav. Sander, oled sa veel meiega? Vaat see on liiga palju vaba aega. Väga hea. Lähme, on sul midagi veel lisada siia? Ei, ma isegi ei kuulanud ta poole pealt, läksin klaasisse ikka midagi. Aga seis on endiselt 3-4. Ma arvan, et meil on võtame mingi tempokad, midagi, mis tõmbab nüüd nagu energia üles. Ma tunnen, et meil on vaja siukest... Mul on üks väike teine voor teile lausa ka. Teeme teise vooru. Selline voor, kus mina loen teile kirjeldustena siis halvasti kirjeldatud teleseriaalid. Ja te peate mulle karjuma, mis teleseriaali ma halvasti siis kirjeldan. Eesti või Välismaa? Igalt pool. Ühesõnaga, nüüd tuleb kirjeldus telesaatest. See on Karli abstraktne kirjeldus sellele. Kohe paku kiiruse peale. Nii kaua mõtleme, kui tuleb õige vastus. Ja iga õige vastus on 1 punkt. Seis on 3-4. Alustame.
Tviini põngerad, okei. Sorry. See oleks väga Suures punkt. Eratorn. Nii. Pereisa otsustab oma oskusi kasutada uues äris. Breaking Bad. Jah, õige. Väga hea. See oli väga kiire. Lause teine pool oli, mille kõrvalnahud on surnukehad ja sinine pulber. No see oleks kohe olnud. Nii, aga nüüd me oleme formaadis kõik aru saanud. Lähme edasi järgmise juurde. Mitmed suguvõsad tülitsevad metallist mööblitüki üle. Troonide mäng. Õige vastus. Väga hea. Nüüd meil on tempo. Nii, pane meile järgmine. Mees, kes vihkab kõiki, päästab kõiki. Oot, keegi ütles publikus. MacGyver. Ei ole veel. Teame, mis ajast sina oled vaadanud. Iron Man. Mees, kes vihkab kõiki, päästab kõik. Päästab kõik. 3 naist karavanis. Mees. Okei, libista üks juurde. Tuli meile hooaja esimene naljapunkt ära. Ma ütlen õige vastuse. Õige vastus oli Dr. House või House MD. Nii. Ta ei vihanud kõiki, tal oli valus lihtsalt. Daniel, see ei ole vabandus. 2 naist avavad büroo ja lahendavad veidraid kuritegusid. Kättemaksukontor. Õige vastus. Nii, vahepeal on punane tiim juhtiv läinud, seis on 6-5. Mul on ainult 2 tükki veel. Perepea räägib rohkem arstiga kui oma inimestega. Sopranod. Õige vastus! Mul oli järgmine oleks olnud, et mafiooso üritab pere ja ärimuresid lahendada teraapias. Ma nägingi seda. Et sellest on lihtne. Ja nüüd aga see on kõik Eesti pered tegelikult. Ma ei mäleta, millal mu isaga päris vestlus oli. Ja oleme reklaamivoosid tagasi. Läheme edasi järgmise küsimusega. Ma teen viimase, mis ma arvan, et keegi ei tea. Ma arvan, et keegi ei tea seda. Kiivris me... Kas teeme 2 punkti peale? Ei tee. Ei tee. Vabandust. Aga mis sa teed, kui keegi ei tea? Siis saab 0 punkti. Okei. Viik võib ka tulla või? No mul on küsimusi veel. Kiivris mees päästab rohelise beebi. Oota. Kiivris mees päästab. Ma tean. Star Wars. Mis ta on? Milline osa või? Mis Star Wars? Okei, roheline beebi on siis Yoda. Ma tean. Spielberg mängis, see on see... Mandalorian õige vastus. Mõlemad saime ju. Teie saab punkti. Ma ütlen Star Wars, sa ei olnud õiget seda ka. Mina isegi annaksin ausalt, et see oli päris hea juba vihje, nii et ma ütlen ausalt, et see oli aus. Aga ta ütles Yoda, ta nimi ei ole Yoda. Ta ütles Star Wars. Me paneme pool viikusse kirja, nii väga hea. Pool viikusse kirja, nii. Nii, läheme edasi nüüd tavaliste küsimustega. Meil on seis 7-6,5. Kõik on mängus, meil on veel kõik, mille nimel mängime. Ja, lähme sellest rõõmsalt sellest asjast edasi. 1979. aastal, 16. septembril 8 inimest põgenesid Ida-Saksamaalt Lääne-Saksamaale enda tehtud põgenemisvahendiga. Mis oli see vahend? Katapult viskasid ennast üle müüri. Paneme lukku? Ja ikka. Nende kord. Okei. Sorry. See oli siis äkki mingi... See on nii enesekindlad. Ei, siis ta keegi kuskil... Vaata, nüüd me toime vihjet küsida. Kas nad läksid üle jõe või üle müüri? Üle müüri. Üle müüri, okei. Sa mõtlesid selle? Tehniliselt siis, kus nad lõpetasid, ma hakkasin korra mõtlema. Said teha siis ehitada valmis olnud midagi, sealt üle minna. Äkki nad tegid mingisuguse mingi lennu... Aga kuidas teie läksite? Alustame selle. Sul on vaja põgeneda. Just, sul on müür on ees, sul on vaja üle müüri minna. See on nupukas mees, mis sina teeksid? Reedel ei ole halb pakkumine iseenesest. Aga see oli nii valvatud. Aga see kuidagi tundub liiga lihtne või kuidagi ma ei usu, et see... Ei oleks ajaloo raamatus kirjas. Kuigi hästi pikk redel. Nagu vahetab, kukub niimoodi. Oota, aga võib-olla... Ma tean, teivas hüppe äkki või? Päris pikk teivas. Ei, see on siuke müür, see on teivas hüppe, mis asja. See on pakkumine. Kuhu te lähete? Okei. Pigem on... Oota, ma mõtlen kohe see... Äkki nad... lennu mingid värk, et nad saaksid õhku poole tõusnud, ma ei kujuta ette. Hea küsimus.
äkki mingi rambiga sõitsid nagu. No pange nüüd midagi lukku, midagi peate panema lukku. Pakkume mingi ramp või? Ramp jah, et sõitsid autoga mingi rambi. Nagu mingi ehk siis auto hüppavad üle sealt. Nagu Red Bull sponsoreeris seda ja... Äkki nad tegid mingisuguse köielaadse asja või mingi, ma ei tea, mingisuguse nööri. Proovisid sellega kuidagi sealt linadest või nagu multikad. Või äkki nad kaevasid mingi tunneli labidaga. Läksid üle. Nad läksid üle, jah? Okei. Ma paneme lukku siis midagi. Paneme mingi, äkki nad ikkagi kuidagi nagu tegid mingi, proovisid mingi lennumasina moodi asja mingi teha. Ma ei mõtle nagu päris nagu kopterit, aga mingit siukest nagu... Mis oleks... See ongi sealt tulnud, kus nad erinevate masinatega... Äkki oligi siis see paraglider niimoodi katuse otsast, vaata. Proovisid kuskilt kuuekesi, jah. See on nagu mitme inimese. Sul võib mitu paraglider. Meil on ka pakkumine. Ühesõnaga paraglider jääb teie vastuseks. Jah, las ta jääb, jah. Saame veel pakkuda või saame? Võtame, kas mingi vihje saab ka enne või? Jaa, ma võin teile anda natuke tagainfot. Nad ehitasid seda salaja, neil oli raskusi sellepärast, et neil oli päris palju materjali vaja, et seda teha. Nad ei saanud seda ühest linnast kätte. Nad ütlesid lõpuks, et nad teevad, et seda ehitada, nad pidid valetama, et nad käivad kämpimas ja teevad telke. Siis jah, kas õhupall või õhupall, jah. Mis te jääb? Teie pakkumine. Ma ütlesin enne too. Te ütles enne, aga nende kord oli. Aga me saame... Kui sa tahad kuskilt järgi minna kuulata, siis Eeva küsimus 2 minutit tagasi, et kuule õhupall või? Jah, kuuma õhupall. Samas ma ütlesin lennumasin ju. Lennumasin, jah. Teil on kõigil on õigus ja punkti saab punane tiim, palju õnne. Õige vastus oli muidugi kuuma õhupall. Milline kuuma õhupall see oli? Milline? Kui suur? See oli üpriski väike, nad ehitasid 8 inimest, enamus oli 4 täiskasvanud, 4 last, kes siis seal läksid. Neil oli raske ka, neil oli teine katse oli see, kui see läks õnneks. Sellest on hästi palju filme ka tehtud tegelikult erinevaid. See oli siukene, kui nad maandusid ka, siis nad märkasid esimene info, et nad said aru, et õnnestus oli see, et kui politsei tuli vaatama, siis nad nägid, et politsei tuli Audiga ja nad olid, et okei, see on, me oleme teisel pool müüri. Väga hea. Nii, aga meil on... Pool punkti. Ei, endiselt mitte. Aga teil on pool punkti õhus. Jah. Aga lähme edasi, teeme 2 küsimust veel. Teeme 2 küsimust veel, jah? Teeme 2 küsimust veel. Teeme eelviimase küsimuse. Saate eelviimane küsimus. Kõik on veel mängus, seis on 6-8. Punane tiim juhib 2 punktiga, nii et teil on võimalik veel järgi tulla. Kui üks moodus, mida räägime, see on morbiidne küsimus, sest me jõuame sinna mõnes mõttes, aga lahkunu tuhaga tehakse väga palju erinevaid asju tänapäeval. Üks näiteks on see, et sa saad endale teha teemanti sellest ja sõrmusena. Aga kui sa tahaksid peole kaasa võtta ja teha niimoodi, et kõigil rõõmu on sellest lahkunu tuhast, kuidas sa seda teeksid? Need on firmad, kes pakuvad seda teenust. Mis on see teenus? Mida saaks teha lahkunu tuhaga? Äkki need konfetid, jah. Kujutad seda ette või? Et kõigil oleks lõbus. Meenutame siis kõik meelist Nii, aga hea pakkumine kõigi kopsulis. Aga hea pakkumine punaselt tiimilt, et nüüd meie võtaksime oma vihje. Aga mis te tahate selle lukku panna või midagi muud? Ei, ma kõvalega mõtlesin. Muidugi, nii. Aga mis mõtte peal tuua? Mina arvan, et sa saad teha tema lemmikmuusikaga vinüülplaadi ja siis lasta temast tehtud muusikat. See on hea pakkumine. Proovime või? Proovime seda. Sa saad teha temast vinüülplaadi. Kusjuures ma pakun, et see teenus isegi vist on, kui ma hakkan mõtlema. See ei ole see, mis mul kirjas on, aga see peaks olema olemas. Aga see ei ole see vastus, mida ma tahan. Aga ma ütleks, et see vale ka on. Pool on õhus. Pole vaja. Aga veel pool juba enne oli, et see on üks juba kokku. See on juba läinud. See on juba teie saanud. Sest see on see... Ja siis saame vihje. Te saate vihje. Palun. See on, kui sinna peole lähed ja sinna peole viid selle asja, eks ole, siis tegelikult, kui ma ütlen, et ta kõigile rõõmu teeb, siis on kindlasti osa ühiskonnas, kelle see üldse rõõmu ei teeks. Jälle narks siis või? Okei, kas see osa ühiskonnast on koerad, et see mingi vile? Muusest, sa võib-olla mõtled õiget pidi. Et see on siis mingi muusikainstrument, ma saan aru. Tuhas tehtud. Ja ta ongi siis äkki... Flööt. Ei, flööt kindlasti mitte. Oota, las mõtlema nüüd.
kas avame nüüd mõlemale tiimile, lähme natuke ma arvan, et avame kõigile, kui te, või on teil mingisugune... Pakun midagi ära, äkki läheb pihta, proovime, mõtleme. Proovige kiirelt. Mõtleme tuhast tehtud... Koerad ei. Koerad ei. Koertele kindel ei. Ja koertele ei meeldi siis. Üldse sellepärast, et ta on mingi helisagedusel, mis koert... Paneme selle vile siis, noh. See ongi mingi... See on hullem variant sellest konfeti. Ma tea, mis selle pilli nimi on, see on see... Ei, mitte flööt, aga see... Fakib, mida sünnipäevale las? Pasun või? Mõtled see nagu... Ei ole, see on teise... Mida? Pille. See on uus voor lihtsalt, kus Daniel proovib muusika. Mis iganes on see vale vastus. Ja, ühesõnaga teeme nüüd vihje, tahate kohe vahepeal pakkuda? Vihjet tahaks. Vihje, pane üks vihje. See on, sa saad seda ainult üks kord kasutada seda asja ja siis enam teist korda ei saa. Ja see on pigem väline tegevus. Ma mõtleksin, mõtle oma su konfeti mõte on päris õige, aga mõtle suuremalt. Ja mõtle väljas. Raketid. Ja sina hindad, kes esimesel varis. Konfetid on ju nii lähedal nagu nii. Ma pakkusin pool punkti, Sander ütles, pole vaja. Oota, mis reegel see nüüd on? Et siis sa pakkusele nüüd enam ei ole või? Oota, aga siis ongi instant replay, et vaatame, kes ütles esimesele. See on see hea hetk, kus ma annan üle. Kõik aegas me alguses tassingi öelda. Aga samas ma võin nii tagana, see teeb põnevamaks. Me ei anna kellelegi punkti, see oli liiga lihtne. Ühesõnaga, me läheme viimase küsimuse juurde. Ma arvan, et selgitame võite viimase küsimusega. Oota, ja nüüd võiks tulla 2 punkti küsimus. Ei, me teeme nii nagu õiges saates kohane. Me oleme õppinud, me oleme vaadanud, kuidas päris saadetes asju tehakse. Viimases punktis te valite ise, mitmele punktile te mängite. Kusjuures meie oma originaalmõte, kuskil kunagi ole tehtud. Eesti esimene. Tõrjutased siis Madi Saasmäe. Teemad saab ette ka või? Mis teemal küsimus tuleb? Ei saa. Okei, nagu nii jabur. Ühesõnaga, saate ise valida, mitmele punktile mängite. Kas maksimum on mängijate hetke mänguskoor? Ma ei tea, Eva, kui sa peaksid ise ütlema. Oma sõnadega. Palju, mitmeni siit välja läheb siis? 90. Ühesõnaga, maksimum, mis saate panna, on oma punktiskoor, miinimum on 1. Nii, et annan teile hetke aega. Äkki ma ütlen neile teema? No ütle teema. Teema on kunst. Teema on kunst. Okei, mis me tegema peame? Nii, mitme punkti peale mängite. Teil on 2 punkti vähemalt vaja võit. Praegu teil on punkti vahe 2. Me ei tee seda igavat võlikut. Nii, neil on juba ära pandud. On jah, meil on ka. Nii, väga hea. Teil on valitud. Nii, teema on kunst. Ma juba nägin ka. Sa ei näinud midagi. Siin, okei. Nüüd on paigas. Pliiatsid maa. Ärge näidake. Nii, nüüd keerake paberi teistpidi, te peate kirjutama vastuse sinna. Teisel poole ja just nii. See on nagu üks telemäng. Muidugi see peab näitama ja ei saa edasi-tagasi minna. Nii et nüüd on niimoodi, et palun... Ja kas vastus tuleb vormistada küsimusena? Ei tee kahju. Vastus võib-olla saab. Nii. Ma küsin, jah. Just see kunstnik tegi Chupa Chupsi logo. Mõelge, milline on Chupa Chupsi logo ja just see kunstnik tegi Chupa Chupsi logo. Ei, ma ei guugeldagi, ma ütlesin ChatGPT. Ja ChatGPT ei ole guugeldamine. Mingisugune Jackson. No teil on veel 10 sekundit aega. Seda kunstniku te kindlasti teate. Väga kuulus kunstnik. Okei. Mina pakun, et see algab nagu selle tähega. Jah. Okei. Umbes aeg. 5 sekundit. Oota. 5 sekundit või? Sest see ongi, nad on kõik vargad. Ei või? Ma ei usu seda, aga tead pane mängu ilu nimel lihtsalt. Aga meil on siuke Etioopia kalender, nii et me 5 sekundit on vähe teistsugune. See on see filmi võlu, kaamera peal asjad tunduvad. No nii, sinine tiim, nüüd on aeg. Ma panen lihtsalt Jackson. Nii, vormistage küsimus.
nii, ja sinine tiim, palun näidake kõigepealt mitme punkti peale mängisite. 4 punkti. 4 punkti peale ja kuidas on teie vastus? Ma võin lugeda. Kes on pakuti Jackson Pollock. Jackson Pollock. Kuidas hindad? Liigume edasi võib-olla punase tiimiga. Punane tiim, mitme punkti peale mängisite? no meil on siin variante, aga ütleme 5 peale. 5 punkti peale ja kuidas te vastasite? Pakkusime Salvador Dali. ja juba publik teab, see on õige vastus. Ei, aga anname au väga tuli. Korra võtaks uuesti, kuidas vastate. Midagi oli nagu ees puudu. Kirjas on ju, kes on? Reaalselt sa kuradi legaalselt. Anna mulle kui üks. Sa lähed pankrotti, kui ma ütlen, et see on nägu. Ja meie tänase saate on võitud seisuga 31. Ei, 13. Siinpool on 31 väga vabandad. Aga keegi öelnud, et meilt tuleb maha need punktid. Ei olegi, tegelikult enne veel, kui me loeme kõik punktid kokku, anname muidugi väikse võimaluse kõigile enda tegemistega publikul kursis hoida, nii et alustame seekord siitpoolt. Daniel, kuidas saab publik, vaatajad kõik olla kursis sinu tegemistega? Mind saab followda Instagramis Daniel Weinbergs. Naised ka. Naised eriti. Vaat siis naised toovad showdele sõbrad ka kaasa. Aga ja praegult on mul tuurmüügis Kangem Kraam. Leiate selle minu Instagramis või huumoriklubi.ee lehel ja olen teatrites üle Eesti detsembris ja jaanuari alguses. Väga kehv. Ja Andres, kuidas kõik sinu tegemistega saavad kursis olla? Kursis olla, no ikka läbi Instagrami, kes soovib, aga mina kutsun kõiki ühele väga vingele etendusele. Ma küll stand-up ei tee, aga selle eest korraldan väga suurt. Ega Dan ka väga ei tee. Aga sorry. Räägime pärast sellest. No nii, aga mis etendusele sa kutsud? Aga ma kutsun kõiki etendusele märtsis Unibet Arenal on praegust seisuga ainult 4 etendust. Romeo ja Julia suur muusikal, laval orkester, Terminaator ja siis väga hea ports Eesti väga häid näitlejaid. On küll, jah, Jesus. Nii et tulge kohale, piletid taskus, piletid müügil. Ma ei tea, kui piletid veel on, siis ootame. Väga äge, väga äge. Sander, on sul midagi rahvale aidata? Ma ei tea, mis kuupäev. Oota, praegu, meil on novembri keskpaik on praegu. Siis tuleb nüüd mingi, ma arvan, lähipäevil tuleb 29. detsember on üks haige roast, mis tuleb müüki mingi lähipäevil ja müüb ära 30 minutiga. Ehk siis jälgi huumoriklubi, tahad ka tuppa saada. Jaanuaris 11 on süüdi lisakad ja ega ei teagi rohkem midagi. Minge Tanni tuuri vaatama. Väga kihvt. Ja Eva, kuidas inimesed saavad sinu tegemistega kursis olla? No eks läbi sotsiaalmeedia, Eva Esse, aga kui te tahate vaadata päris mälumängu, siis pühapäeva õhtul kell 2 Kuldvillak. Meil on see, vabandust, me näitasime valet poolt lehte kogemata. Tegelikult Salvador Dali on tagurpidi Jackson Pollock. Meil juhtuski nagu apsakas. Aga proovi pane endale see 4 tagasi ja juurde. Ja täpselt selle eest, Daniel, ja täpselt selle eest, selle sama triki eest, ükskord on ka Kuldvillakust üks mängija elimineeritud viimases voorus. Nii et kui sa tahad selle uuesti teha, siis võime ka... Kaua ta vangis on olnud? Selle kohta info puudub. Aga just nii, täpselt nii, me lõpetamegi selle tänase saate. Teeme ühe korra veel suure aplausi meie tänastele võitjatele. Punane tiim, kapteniga Sander Eilus, Eva Esse, meie sinine tiim, kapteniga Daniel Weinbergs ja külas oli Andres Puusepp. Suur aitäh meie küsimuste meistrile Karl Alari Varma. Minu nime oli Kaspar Rikardile, aitäh, et vaatasite. Tšau! Kuumikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Aitäh, et vaatasid ja siinkohal ütleks suur aitäh meie suurele sponsorile Kuulbet, meie produktsioonitiimile Vin TV-st ja muidugi teile, et vaatasite. Kui tahate meid paremini toetada, pange väike subscribe meie kanalile, pange like videole ja täpselt nii meie vaateskond saabki kasvada. Aitäh teile!